Tervist, head sõbrad! No meie oleme jõudnud imelisse kohta, kus on üks huvitavaid lõhnu, mida mina elus olen üldse kunagi tundnud. Meile anti ka märku, et ei ole mõtet tulla oma nii-öelda igapäevaste tavapäraste riietega. Kui hull see olla saab? Kui hull see olla saab? Fakt on see, et umbes järgmise nädala jooksul on Facebook Marketplace'is väga odavalt müügil mõned joped ja jalanõud. Kus me siis oleme, Robi? Aga otse loomulikult me oleme biogaasi tehases. See on koht, kuhu jõuavad tallinlaste biojäätmed, vähemalt osa neist. Siin kohas siis me suudame teile täna ära tõestada, et tõesti biojäätmeid on mõistlik koguda, sellepärast, et siis saab teha sellest ikkagi energiat. Gaasi ja sooja ja kõike muud. Siin see kõik on ja selleks ongi siis ultramoodne miljonid ja miljonid eurosid maksev tehas. Jama, õissanda püha ristivägi kõik. Õudne inimene oled, jah. Kas sina juba oled ära harjunud selle lõõnaga? Ei ole ära harjunud. Seepärast, et mina igapäevaselt ei ole siin, aga kuna enamus protsesse on masinatega tehakse ja arvuti juhib, et siis päev läbi ei peagi siin olema. See on päris kole pealt vaadates, aga meil on spetsiaalsed masinad, mis selle, isegi on võimelised näiteks šokolaadi tahvlist paberist välja suruma, vaakumpakendis liha, mis on hapuks läinud, see surutakse kilepakendis välja. Sa näed seal ikkagi väärtuslikku kraami. Ülejäänud inimesed vaatavad kõige hirmsam prügi, mis üldse saab olla. Seal on praegu ka mitu tonni vedelväetist, tahket väetist natukene ja päris hulka gaasi. Ütleme niimoodi, et 500-600 kuupmeetrit gaasi, mis on bensiiniga võrreldes kuskil 500 liitrit bensiini on seal praegu. Praegu seal. Ja mõelda vaid, selle gaasi peal ju sõidavadki Tallinna bussid, jah? Jah, just, kõik. Kuule, aga mis me siis tegema peame? Kuidas see kõik nagu vormuma hakkab? Auto tuleb sisse, kõik lähevad käitlusseade, see on see imepärane seade. Tehakse surra-murra, veskid käivad, vedelikku lastakse peale, kõik läheb biomass ühele poole ja pakend teisele poole. Ja pakendist me toodame omale sooja. Meil on katlamaja taga, millest siis pakendid ära põletame, saame sooja ja saame elektrit ka. 2 aastat tagasi tõime siia lehmalaudast bakterid, lehma, seedeelundi bakterid ja õpetasime selle bakteri sööma siis inimtoitu. Ehk et nemad täna peale kurgi ja tomati on võimelised sööma ka šokolaadi ja rasva ja liha ja kõik asju. Vaigus veab. Aga šokolaadiga ei tohi üle liialda. Nii nagu väiksed lapsed lähevad hüperaktiivsed, nii bakterid surevad ära. Nii et te peate hoolitsema selle eest, et bakterid saaksid täisväärtuslikku toitu. 50-60 päevaga on väets valmis ja gaas ka välja võetud. Ega meie ei pea siin nii kaua olema. Meil on tööjõudu alati vaja. Sarraks. Kuskil on väga näljased bakterid ja täna on meie ülesanne neid kõiki toita. Neid baktereid, kes on võetud lehma seest. Ma ei tea, miks ma venitan. Miks ma venitan ühtegi sekundit sellises keskkonnas. Huvitav, kui siit kraan lahti keerata, kas siit tuleb nüüd puhast pirtsa? Siit kraanist tuleb puhast bakteritoit. See on see, mida pärast kontrollib operaator, et kas koostis ja paksus ja vedelus on kõik õige. Meie operaator või? Ei, biotehase operaator. Aga näed, kaamera meie silm hakkas võbelema kohe. Aga sisuliselt meie ülesanne ongi selle vänge haisu sees nüüd lisaks sellele biojäätmete hulgale, mille on näiteks Tallinna inimesed siia saatnud ja panna sinna juurde natukene rammusamat kraami, mille on näiteks siia saatnud siis restoranid, mingid muud toiduasutused. Suured köögid, jah? No ma lähen toon. Ma kontrollin, et ei oleks mingit suurt jama, jah? Oo, krevetid! Krevetid! Jõhker kogus krevette! Täitsa lõpp niimoodi ilusasti ära pakendatud. Eilse kuupäeva ka veel. Ma arvan, kõvem mees viskab veel korra selle pannile ka ja sööb ära. Bakteri sööb paremini kui meie. No proovime. Nii. Mida head veel pakutakse? Kanakoivad, siin on viinereid. Oh, no kuule. Hakka aga nosima bakterikene. Head teed minna. Seal tuli veel krevette. Ürikene, vaata seda. Hakkame tähistama. Olivisprits, 8 pööret kärakat. Aga mul on küsimus, miks seda üldse ära visata? Ole nüüd, see on üle aja ja ütleme nii, et... Üle aja ikkagi. Kui Robi praegu prooviks, ega midagi hullu ikka ei juhtuks. Kõlbab bakterile, kõlbab Robile ka, ma arvan. Üks veider asi, mida me teha. Üks kurk läheb siin, terve kurk läheb siin samal ajal, jah? Vaata, kus tuleb siin nüüd ka veel kraami. No nii, ma panen ka oma puraka. Ärme nüüd peatu. Kurk läks sealt. Oi.
mitte ainult biojääde ei lähe siit üles, vaid siit lähevad ka pakendid, mille sees see biojääde on ja need kõik jooksevad täpselt samamoodi sinna justkui toiduks bakteritele, aga tegelikult, kui te nüüd vaatate sinna üles, siis siin toimub nii-öelda biojäätme eraldamine pakendist ja see pakend jõuab ikkagi sealt kõrvalt välja. Masin, mis eraldab selle hea toidu nagu pakendist, vajab vahepeal pesu, sest et seda pahna on nii palju. Õppisid juba ära, kuidas käib lahti, jah? Jaa, ma lugesin juhendi põhjalikult läbi. Kõik täielikult. Ja siis lasin endale ette näidata. No tee lahti. Pump tööle ja tuleb. Vaatad seda vett praegu laskma ei hakka, et ma olen siin. Ära jama. Ei, see ei ole midagi ilusat. Tule natuke eemalt, tule ikka täitsa eemalt. Ma tulen siia treppi kõrvale. Pritsib ka natukene tuinema peale. Siin pritsib igas suunas. Ma tulin eemal ära, aga mul on selline tunne, et kõige parem koht praegu nii-öelda enda kaitsmiseks ongi selle survepesurit taga, sellepärast et igale mujale lendab koos veega ja veepiiskadega seda pahna edasi. Nii et ega ma tegelikult saan kõige sellega pihta, mida Robi praegu seal pritsib. No midagi ilusat see ei olnud, Ma ikkagi eksisin. Ikkagi kõige ohutam paik oli see, kus meie olime. Mis on veel huvitav, ma pean muidugi tunnistama, on see, et sa kuidagi ikkagi hakkad harjuma selle lõhnaga, mis siin on. Kas ma näen õigesti, et see on juba tankla, et siit saab juba gaasi tankida otse või? Ja biojäätmete auto sõidab üks juba biogaasiga, nii et põhimõtteliselt on ring nagu kinni. Aga see võiks ju arvata, et siis järelikult on tasuta. Ei ole, ma näen, et siin on ikka hinnad ka peal. 1,2 eurot on kilogramm, kas see on palju või vähe? See on siuke vahepealne hind. Ja nüüd me oleme jõudnud põhimõtteliselt lõpusirgele, kus siis on kõige viimane samm, kust piltlikult öeldes võib juba toru ära ühendada ja lasta siis väetist kuskile, kuhu vaja on. Jah, see on sertifitseeritud väetis. Traktor või auto tuleb siis järgi oma pütiga, viib kas siis otse põllule või siis talvel viiakse vahehoidlasse. Üks on siis vedelosa ja teine osa on siis tahkeosa, mis on siis kompostmuld. Julgen isegi panna oma peenrasse. Teine koht, kus biojäätmed jõuavad, on Tallinna jäätmete taaskasutuskeskus. Mis siin tehakse? Siin tehakse siis komposti. Praegu me oleme jäätmete vastuvõtu platsil. Esimene etapp on jäätmete purustamine. No lõhnaks rääkides, seal oli vängem, aga seal oli ka siseruumides. Siin see kuidagi praegu tuul on õigelt poolt, ma muum natuke seda lõhna ära. Aga mul on selline tunne, et teil on teine tööstus veel, et teil on ikkagi kajakakasvatustööstus ka. Kui palju te peate üldse oma tööprotsessid nendega arvestama? Meie ei sega neid, nemad ei sega meid. Nii, nüüd me oleme jõudnud tunnelite juurde. Ja mis on eriti põnev, kui sa vaatad siia, siis see biomass nüüd juba aurab täitsa. Biojäätmed on segatud struktuurainega, et õhk ilusti ligi pääseks ja läbi pääseks. Siin aunades on all on tuulutuskanalid või tunnelid ja kuhu puhutakse siis õhku sisse. Aunades saavutatakse temperatuur, ma arvan 80 kraadi. Umbrohuseemne hävinevad ära, haigustekitajad hävinevad ära ja siis kompostimisprotsess läheb kiiresti käima. Kuidas see soe siia sisse tuleb? Bakterid ise tekitavad seda sooja ise endale. Lagundavad aga seda rammusat toitu, mis me sinna oleme pannud ja tekitavad endale sooja ka. Aga tänu sellele kuumale kõik haigustekitajad hävinevad ka ära, salmonella näiteks. Päris palju seda kilevärki ikkagi, et kui sa vaatad seda hunnikut, siis ta kõige ilusam just ei ole, et ei ütleks, et see inimest nüüd vanaema kuskilt kompostihunnikust tulnud. Kile ei ole isegi nii suur probleem, et kile me sõelume pärast välja. Aga suur probleem on see, kui on klaasikillud. See on küll selline nuhtlus, millest on väga raske lahti saada. Ja kui kaua see protsess siin käib? Siin on 2 etapis, 21 päeva ühel pool, siis võetakse lahti, segatakse läbi, 21 päeva teisel pool ja siis läheb järel valmimisse. Soe ilm kuidagi aitab asjale kaasa ka või? Kuna see kompost on ikkagi nii hea ja rammus tooraine, siis meie ilmast ei hooli. Okei, isegi -20 pole probleemi, aurab ikka. Aurab ikka. Väge. Ja kui te vaatate siia, siis on see maha jahtunud kraam ja siia siis see on juba täitsa tipp-top materjal, mis võiks kohe ju põllule minna. See maha jahtunud kraam on tegelikult ka veel kuskil 50 kraadi ja siin käib meil umbes 6 kuud. See ikka võtab aega kogu see protsess. Aega võtab ja ruumi võtab. Te peate siin ikka kannatlikud mehed olema. Head komposti peabki pikka aega tegema nagu hea veiniga. Kui see järelvalmimine on lõpuni käinud, siis me valmistoodangu saamiseks võtame need kõik kiletükikesed võõrised võtame välja. Sõelume materjali läbi ja saamegi siis selle turustatava komposti. Kõik vastab nõuetele, saame templi ja võime müüma hakata. Ma saan aru, et kõige suurem peavalu kogu selle ümbertöötlemise juures on siis ikkagi klaaspakend, mis kuidagi satub kokku selle biojäätmega. Klaas on üks väga suur nuhtlus. Plasti või kile me suudame ikkagi nagu välja sõeluda. Klaasikild, kuna ta on nagu raske ja selles lõppkompostis ei tohi olla rohkem kui 0,5% võõriseid, siis sellest klaasist on väga raske lahti saada. Ta poeb igalt poolt läbi. Aga see jutt, et nagu me täna oleme näinud, et mis ma ikka sorteerin, sest ega keegi pärast ju ei sorteeri. No tegelikult, nagu me näeme, me oleme täna käinud ainult 2 kohas. Neid kohti on üle Eesti ju veel, kes tegelikult väga põhjalikult ainult sellega tegelevad. Just nimelt. Ja kõige olulisem on see, et
kui me räägime energiasõltumatusest täna, eks ole, ja igasugusest julgeolekust, siis selle kompostiga kriitiline maavara fosfor läheb uuesti ringlusesse ja me ei pea seda kuskilt väljaspoolt Euroopat importima. Rääkimata sellest, et süsinik, lämmastik, kõik, mis läheb meile toiduainete tootmiseks ja põldudele, rääkimata sellest kasust, mis me saame. Minu jaoks on tore see, et siin on ikka nii kõrged temperatuurid, et kui eelnevalt ma pole väga tihanud lähemale minna, siis sellele viimasele tootele ma tahaks ikka käe korra vastu panna, kas seal ka mingi temperatuur veel sees on? No katsu näed siit. Oi, see täitsa soe! Täitsa soe, jah. Kui öösel külma oleks, ma oleks siia sisse magama. No kui muud üle ei jääks. Kui muud üle ei jää. No vägev, igal juhul head sõbrad, ega midagi muud polegi öelda. Tuleb ikkagi sorteerida edasi neil, kes seda seni on teinud ja kes veel ei ole hakanud, siis viimane aeg on hakata, sellepärast et palju hea saab sellest tegelikult.